Jaloo, shaloo! Siin ma olen 15 minutit hiljem kui tavaliselt. Kaotasin ajataju. Mul ikka see nagu praegu on ta kell 11. Teil ju kellaajad muutuvad. Ja minul oli ta ju läbi teie suve oli ju kogu aeg 12 ja nüüd, või vastupidi, läbi talve oli 12. Noh, minu kellaaeg 12, nii et ikka on siuke, ei harju ära, et kell 11 juba ongi live. Ja täna ma ei valmistanud ka mitte midagi ette, aga ma mõtlesin, et äkki ma siis siin alguses, eelmine kord ma rääkisin video lõpus sellest ja siis ei tulnud ühtegi vastust mulle, et mõtlesin, et äkki sellepärast, et osad olid juba ära läinud, vaata päris lõppu välja. Et mäletate see video, mul on kahju, kui ma jagasin seda tehnikut, Edward Manningu tehnikat, mul on kahju, et ma olen seda ise teinud ja Katjaga siin räägime, Katja ka teeb seda ja tõsiselt nagu vägevad muutused toimuvad, et selles suhtes, et nagu mõte on selles, et ta on nii lihtne, teda on nii lihtne teha ja ta nii kiiresti töötab, et nagu ei pea minema, nagu Katja ütles, et ei pea minema nagu kujuta ette, et sa oled laps ja siis vaata ennast selles situatsioonis, noh, see on ka hea, mitte ma ei taha öelda, et see on vale. Aga et ei pea üldse mitte midagi seda tegema, et saab väga lihtsalt pöörduda nende osade poole, mis on haiget saanud ja siis nagu kaastundega, mul on nii kahju, et see juhtus sinuga, mul on nii kahju, et sa tunned, et see on nii. Ja see on tõsiselt tervendav. Et nagu ma mõtlesin, et nagu hakata neid tegema sessioone, kes nagu tahavad näiteks koos teha neid, et nagu üksi saab ka väga hästi hakkama. Aga et kui on huvi näiteks teha grupis, näiteks seesama Edward Manning, kes neid teeb, et tema ju teeb ka neid nagu Zoom-kooli, nendes Zoom-kõnedes. Et kui on huvi, siis võib-olla leiame aega. Kuigi ma ei tea, ma nüüd panen ennast järjest rohkem kinni igast asjadega. Ma nüüd võtan jälle selle koera endale tagasi, selle suurema koera, see, keda me mõtlesime Batmaniks ristida, aga vist ikka ei pane seda nime. Nii on parem. Udune ilm on jälle, täna pole midagi teha, vihmahooaeg, nii on nagu on. Nii, võtan endale esimese numbri 1-59, küsi oma emotsionaalne komm. Ja mul tuli kohe plaks, sõnad võivad hävitada, aga ka tervendada. Mis oli ju originaalis tagurpidi, originaalis oli ta, et sõnad võivad tervendada, aga ka hävitada, aga mina pöörasin ta tagurpidi, sest et nagu siis see, mis on lõpus, et see jääb kajama. Sõnad võivad hävitada, aga ka tervendada. No nii, tšau, esimene vaataja platsis, võib-olla on rohkem ja ma lihtsalt ei näe. Ütle tere, küsi oma number, ikka 59 numbrit on, jep. Ei ole veel juurde pannud siia. Veel ei ole pannud juurde siia. Et jah, täna ma lihtsalt mulisen natuke, siis teeme lihtsalt energiajoonduse, aga jah, see mulisemine, seal oli üks küsimus, nii et võib-olla pärast vaatad uuesti seda algust siis, kui sa praegu alles tulid vaatama. Nii, et tahaks veel paari numbrit öelda, küsi üks number. Et jah, ma siin mulisen, et ajaga, nii, Kersti, tšau Kersti, number 26. Vaatame, mis sa täna meil siis küsisid siin meile kõigile. Elada intuitiivselt tähendab elada 4-dimensiooniliselt. Ma olen selle peale hästi palju mõelnud siin, et see ongi nagu 4-dimensiooni, see ongi see, et sa nagu ei ole nii palju planeeritud, et planeerid ka, aga nagu ei ole nagu stressis sellepärast, et ei ole planeeritud ja lihtsalt lased asjadel nii-öelda juhtuda. Ja tõsiselt nagu elu muutub 4-dimensiooniliseks, et see on täitsa huvitav on seda vaadata, eks ole, Kersti ju, sa oled ka tähele pannud, on ju. Nii, et jah, vaatame, kas leiab aega selle asja tegemiseks, kui on huvi, millest ma enne rääkisin. Kas sul on oma vesi kaasas? Minul on oma vesi kaasas. Minul on ikka see, sa oled väärt parimat, mis elul on sulle pakkuda. Et kui kes on nagu, oled sa tähele pannud, nagu vaatad sa ennast, et kui sa nagu, kas sa leiad ennast nendes situatsioonides vaata, sest
me aeg-ajalt me kaotame teadlikkuse nii-öelda, ehk siis me ei vaata ennast kõrvalt, vaid me lihtsalt nagu oleme nagu selles energias, mis on, eks ole. Aga mis ma öelda tahtsin? Et nagu kui me hakkame märkama, et okei, nagu midagi on ju, ma sain näiteks mingisugust infot, mis teeb mu energia madalaks või nagu mul on näiteks hirmuseisund või kõik on hirm, on ju. Kõik lõppude lõpuks on kõik hirmud, et kui ta on muretsemine, on ta hirm, kui ta on armukadedus, on ta hirm, kõik on seotud hirmuga, eks ole, et jah, kui me leiame ennast selles, et mida me siis kas me nagu leiame selle teadlikkuse, et ahaa, ma olen selles praegu, aga mitte nagu siis nagu alla suruda seda, vaid siis nagu olla sellega nii-öelda teadlikult kohal selles situatsioonis iseendaga. Ja siis nagu minul siis tekib alati ka taiplikkus, et okei, muretsemine ju ei aita, aga ma ei sunni ennast muutuma, vaid ma lasen endal nagu muutuda sellesse kõrgemasse vibratsiooni tagasi. Mis on ju nii loov. et nagu ei ole jah, et nagu vaata, praegu ongi see New Age nagu, et siuke, et nagu praegu nagu sunnitakse ennast olema, see ei ole nagu päris see, et nagu ikkagi tuleb lubada endal olla nendes energiates, kus me ennast leiame, eks ole, tuleb sellega kohal olla, iseendaga selles hetkes kohal olla. Et nagu mitte nagu dismissida seda, nagu mitte seda nagu vähendada ja üle sõita sellest või nagu ignoreerida ja proovida ennast, ma pean mõtlema hästi, vaid et nagu jah, et see on siiski oluline see protsess läbi teha, eks ole. No nii, kus on numbrid? Küsige ma numbreid, ma täna midagi teemat ette ei valmistanud, et vaatame lihtsalt, mis energiajoonduses üles tuleb, võib ka tegelikult panna siia mulle 1 või 2 sõnalisi, mis teema on praegu üleval, mille kohta oleks vaja energiajoondust ja siis selle põhjal vaata, mis tuleb. No ei tule praegu numbrid juurde, ma ütlen siis ise ühe veel. Noh, tule nüüd midagi. Kas sa kuulad oma sisemist last? Mida see tähendab? 44 ka, väga õige, Kersti, küsi veel, just nimelt. Küsige rohkem numbreid. 44 on see Sokratese oma muutuse saladus, seisneb kogu energia fokusseerimises, mitte võitlusel vanaga, vaid ehitades uut. Ja siin teisel pool on see James, kes mind aitab Dominikaali turul. Remember, even the word impossible says I'm possible. Et nagu, see on inglise keele sõnade mäng, et mäleta, et isegi sõnal võimatu on võimalik seal sees. Ma olen et nagu inglise keeles on impossible ja impossible. Nii, Robert, kui tore sind näha. Number 5. Vaata, mis siit tuleb. Number 5, väikesest printsist. See on see rebase tsitaat. Ainult südamega näed hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu. Aitäh. Et jah. Okei, noh, teemasid tuleb või? Mis teemal võiks täna energiajoonduse teha? Alati on vist raha üleval, aga raha on seotud ka hirmuga, eks ole, tegelikult. Aga on ka niisugused raha asju, nagu see, mis ma olen siin omal hel, see viimane asi, mis ma avastasin, et kuidas nagu, kui mina oleksin raha ja läheksin iseendaga kohtama, et kuidas ma ennast tunneksid, kui ma nagu avastan ennast, nagu kuidas mina rahasse suhtun, et näiteks kui ma tulen turu pealt koju ja vaatan, raha on nii vähe. Nagu mina rahana tunneksin, ma pole piisav. On ju, et kuidas me paneme raha ennast tundma, kui me Kersti läks täppi, väga hea. Tšau, Mirjam, 23, et on ju, et ma nüüd tänu sellele, et ma seda taipasin, nüüd iga kord, kui ma loen oma raha, isegi kui on vähe, siis ma olen, aitäh, rahak, et sa minu juurde tulid, aitäh, et sa minu juurde tahad tulla.
kohtle teda nagu kuningat, pane ta võib-olla altarile või pane päikese kätte korraks, mitte liiga kauaks, eks ole. Nii, 23 on see väga hea aeg, mida sa naudid raisata, ei ole raisatud. Ära raiska aega, raiska. No nii, kas tuleb teemasid või alustamegi näiteks hirmuga? On ju, kuna hirm on niikuinii kõikide teemade taga. Okei, võtame lonksu vett. Ma vist võtan ikkagi telefoni suu juurde, siis siin kellelgi auto müriseb. On sul oma vesi kaasas? Hakka pihta. Panen korra mikrofoni kinni. Nii. Siin on info. Leia omale mugav asend. Kuskil, kus sa saad mõnusalt rahulikult olla, mõned minutid oma ette, iseenda jaoks. Pane silmad kinni. Ja hakkame hingama sügavamalt ja pehmemalt sisse ja välja. Kord veel hingates lõdvestame oma keha järjest rohkem ja rohkem. Lihtsalt lubame endal vajuda selle mõnusa asja sisse, mille peal me oleme. Tool või voodi või diivan või põrandal joogamatil. Lihtsalt lubame endal olla ja laseme endal järjest oma kehal järjest pehmemaks muutuda, järjest raskemaks. Ja vajume selle asja sisse, mille peal me oleme. Tunne, kuidas kogu su keha lõdvestub järjest sügavamalt ja sügavamalt. Ja mitte ainult füüsiline keha, vaid ka emotsionaalne keha. Kuidas sa lõdvestad oma emotsionaalse keha? Vaatle. Ära mõtle. Vaatle, kuidas su emotsionaalne keha lõdvestub. Iga välja hingamisega aina sügavamalt ja sügavamalt. Ja mentaalne keha, kuidas me lõdvestame oma mentaalset keha. Ja lubame endal leida see mõnus olemine, mis ongi lihtsalt olemine. Me oleme selle olemise sees. Hingame ja lõdvestume. Ja ajame oma juured maa südamesse ja võtame vastu sealt ema maa. Igavese armastuse. Kõike tervendava armastuse. Lubame sellele ennast täita. Iga südametuksega voolab see mööda meie kehasid laiali. Lubame selle armastusele ennast täielikult üle ujutada. Kogu meie energiakeha on armastusest üle ujutatud. Füüsiline, emotsionaalne ja mentaalne keha. Ja lihtsalt vaatleme ennast selles olemises. Lubame endal seda tunda. Lubame endal olla. Aitäh.
kui soovid, võid kutsuda siia enda ümber sellesse protsessi omale abilised teistest dimensioonidest või ka sellest dimensioonist. Lihtsalt kutsu see energia enda ümber siia. Sa võid ka ennast kujutleda oma lemmikpaigas, kus on turvaline. See võib olla sinu hingekodu või kuskil mujal, mis iganes on praegu sinu jaoks kõige sobivam koht. Ja kes või mis seal sinu ümber on. Ja tunneme seda, et me oleme armastuse ruum. Meie oleme ise turvalised ja meie pakume turvalisust. Ja kutsume selle armastuse ruumi sisse selle hirmu, mis meil just sel hetkel praegu on üleval olnud. Mis on meile muret tekitanud. Ja võtame teda kui sõnumitoojat. Kutsume ta sellesse armastavasse, turvalisse ringi. Ja oleme temaga lihtsalt kohal. Armastav kohalolu. Ja lubame tal ennast väljendada. Olles täielikult emotsioonidest vaba, nii-öelda täielikus teadlikkuses ja mõistmises. Et me ei tunne ennast selles milleski süüdi, vaid et me lihtsalt mõistame, kust mingid asjad alguse on saanud ja lihtsalt oleme nii-öelda vaatlevas olemises. Kohal enda hirmuga või hirmudega. Mis iganes kujul nad ennast ilmutavad. Kuidas on olla armastav kohalolu oma hirmule. Täielikus lubamises, mõistmises, täielikult teadlik. Mis on tema sõnum meile? Millest meil on vaja aru saada? Lubame sellel teadmisel endasse jõuda. Ärme stressa, sellepärast et me veel ei tea. Lihtsalt oleme armastav kohalolu ja lubamine. Et meie hirmud saavad ennast väljendada. Hoiame ruumi. Oleme turvaline armastuse ruum. Ja kujutle, kuidas sellesse ringi astub majesteetlikult sisse üks suur tiiger. Ta tuleb oma
võimsa energiaga, oma kohaloluga, oma autoriteetse kohaloluga meile meenutama, kes me oleme. ta on meile toeks. võta vastu tema sõnum. ja vaata, kuhu ta selles ringis asetseb, kuhu ta ennast paneb, kuhu ta selles armastavas ruumis nii-öelda maha istub või maha lamab või mida ta teeb või seisab paigale või kuidas, aga kuhu ta ennast nii-öelda sätib. vaata tema energiat. võta see endasse, luba see endasse jõuda, see on sinu energia. luba endal seda tunda, tema energiat, seda võimsat. see on sihuke nagu, ma ei oska seda selgitada, aga sa tead, mida ma mõtlen. võta see vägi. või saa teadlikuks, et sina oled see vägi. ja vaata nüüd, kuidas ookeanist ilmutab ennast sulle järgmine suur vägi. suur vaal. vaata tema energiat. võta vastu tema sõnum. võta vastu tema energia. sina oled see energia. vaata, mis sinus nüüd muutub tänu sellele, et sa selle vastu võtad. mis on sinu jaoks vaala energia? ja vaata, kuhu see võimas olend ennast selles sinu armastavas ruumis siin paigutub. luba sellel olla. luba iseendal selles energias olla, võta vastu enda vägevus. tunneta oma ühendust tema maaga, alati siin meie jaoks olemas. tunneta tema maandavat väge. ja vaata nüüd, kuidas taevast tuleb sellesse ringi draakon. ta lendab otse sinu ette ja maandub sinu ette ja vaatab sulle silma ja mida sa näed. ole sellega kohal. mida sa tunned. ole sellega kohal. ole ruum selle tunde jaoks, ole ruum selle olendi jaoks, see draakon siin,
kes esindab jälle taas kord sinu enda energiat. mis on tema sõnum sulle selles hetkes, siin ja praegu, selles ringis, selles turvalises armastuse ruumis, ümbritsetud kaitsvatest jõududest. Armastuse ring. Võta tema sõnum täielikult vastu. Luba sellele endasse jõuda, salvestuda, ankurduda. Läbi sinu voolata. Kõik see energia, mis on siin sinu ümber, ümbritseb sind. Tunne seda, mis on kõik see energia siin kokku. Ja nüüd vaata, kuhu see draakon ennast paigutab sinu ruumis. Ja nüüd vaata neid hirme või hirmu ja vaatle, mis on muutunud nende energias, kuidas nemad ennast nüüd tunnevad, kuidas sina nende suhtes ennast nüüd tunned. Millest on sul veel vaja siin aru saada? Küsi, millest mul on vaja veel siin aru saada? Mis see on? Ja ole lihtsalt lubamises. Tunneta kogu seda vägevust enda sees, enda ümber, siin selles armastuse ruumis. Ja avardame seda ruumi. Avardume koos selle ruumiga. Igas suunas aina kaugemale ja kaugemale. Ja mida see nüüd loob? Avardume aina kaugemale ja kaugemale, aina suuremaks ja suuremaks, selles armastuse ruumis. Vaatame, kuidas see ruum katab kogu maakera, kogu selle planeedi meie jaoks. Tunneme, kuidas kogu maailm saab järjest rohkem teadlikumaks sellest vastutusest, mis meil on. Ja kõik algab minust endast. Aitäh mulle, et ma teen seda tööd. Ja see polegi töö, see on rohkem nagu lubamine ja kohalolu. Selle asemel, et seda eemale pühkida või tähelepanu mujale panna. Ja mis siis, kui aeg-ajalt ma teen ka seda, ma andestan endale. Praegu siin selles ruumis koos kogu selle vägeva energiaga olen ma avardumas
võtan vastu teadlikkuse. Võtan vastu vastutuse. Mina vastutan oma sõnade eest, oma tegude eest, oma mõtete eest. Kõik, mis ma olen teinud minevikus, millest ma veel ei olnud teadlik, luban ma nüüd endale andestada. Ma ei teinud seda teadlikult. Ma lihtsalt ei teadnud muud moodi. Ma luban endale andestada, iseendale. Ma luban endale andestada. Aitäh. Ma luban endale andestada. Ma luban endale andestada. Ma annan endale andeks. Ma olen teadlik, ma ei teinud seda meelega. Ja ma annan andeks ka kõikidele teistele, kes teevad asju ebateadlikult. Ja ma annan iseendale tuleviku eest andeks, et ma veel ei ole täielikult teadlik. Ma saan järjest teadlikumaks kogu aeg. Ja mis siis, kui see, et ma seda valin, ongi minu jaoks tervendav. Ja mis siis, kui see, kui mina seda valin, on inspiratsiooniks ka teistele. On inspiratsiooniks kogu maailmale, kogu universumile. Sest me oleme kõik üks, me ei ole eraldi. Ma ei ole eraldi sellest tiigrist, sellest vaalast, sellest draakonist. Ma ei ole eraldi emamaast, ma ei ole eraldi ookeanidest, ma ei ole eraldi linnuteest ja kogu universumist, mida me ei teagi, mis on olemas ja mis kogu aeg järjest avardub ja avardub. Me oleme seesama energia, me oleme seesama osa sellest samast tervikust. Mida ei saa, mis on tervik, nagu ta ei ole nagu lõplikult tervik, vaid ta on kogu aeg loomises, juurde loomises, muutumises, kõik on kogu aeg muutumises. Kui me sellest teadlikuks saame, et kõik on kogu aeg muutumises ja see peabki nii olema. Ja see on okei, et see nii on. Siis me avastame ennast mitte nii väga vastu punnimas järgmine kord, kui on mingi muutus. Me lubame endal surfata elulaineharjal. Me lubame endal liikuda kaasa jõevooluga. Lubame jõel ennast kanda usalduses. Sest meie oleme loojad, meie valime suuna. Ja universum viib meid kohale ja jälle kohale ja jälle kohale, sest me ei ole kunagi jälle lõplikult kohal. Me oleme kogu aeg liikumises, kogu aeg edasi liikumises. Ikka uuesti ja uuesti.
ja vahepeal me puhkame. Ja me ei anna endale vastu pead selle eest, et meil on vaja puhata, sest meil on vaja puhata. Nagu ookean hingab sisse ja siis jälle välja. Me ei saa olla enda peal pahased, et me ainult välja ei suuda hingata. Meil on vaja sisse hingata, meil on vaja puhata, meil on vaja võtta aeg iseenda jaoks. Meil on vaja prioritiseerida iseenda heaolu. See ei ole isekus, see on enesearmastus. Oleme veel mõned hetked siin selles olemises, selles armastuse ruumis, siin selle energiaga, selle avardumisega. Ütleme suure aitäh kogu universumi jõududele, kes on siin meiega. Ütleme suure aitäh Jumala Maa, kes on siin alati meie jaoks olemas. Ütleme suure aitäh kõikidele abilistele siin meie ümber, kõikidele energiatele, keda me siia enda ümber kutsusime. Ja vaatame neid lahkumas. Kui nad soovivad jääda, siis nad võivad jääda, või kui sina soovid mõnda neist jätta enda ümber, juba palu neil jääda. Tõmbame tagasi oma juured maa südamest suure tänutundega. Aitäh, et sa oled siin meie jaoks olemas. Teeme endale suure kalli. Aitäh mulle. Ja nüüd, kui sa oled valmis, siis kogume kogu selle energia enda pea kohale, energiasambaks. Ja välja hingates laseme selle endasse joonduda, ankurduda, salvestuda, täielikult meie omaks saada, nagu ennast joondada selle energiaga. Ja tee nii mitu korda, kui vaja on, kuni sa tunned, et see protsess on lõplik. Kogume kogu selle energia, kõik see, mis me siin tundsime. Laseme selle endasse jäädvustada, salvestuda, ankurduda. Kehastame seda energiat nüüd. Aitäh, tulid, aitäh, et oled. Aitäh, kui panustab ja anna teada. Anna väheke tagasisidet.